Hammas räägib vaatajatele oma esimesest plahvatavast kingist. Reporter, mul oli 13. smurfipäev ja mul oli tühjasid kinkikarpe. Kõik mu kingid olid sel aastal nõmedad. Vähemalt 45 smurfi kinkisid mulle sokke. Seega vastasin karpe Vabandust, see lugu on nii igav. Kas see ka? Tööriskid. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kas sul on lugejatele midagi õnn? Jaa, tahad olla tugev, tee trenni. Aitäh, väga põnev. Kuhu ma jäin? Siis 10 porgandit natuke vürtse, sega korralikult smurfi segu pottidesse ja viska 10 minutiks ahju. Need on kollaste maridega maitsvad, aga õhtiku neid korjata, sest need on Gargameli onni lähedal. Gargamel muidugi. Kallid smurfi lugejad, olen halva ja ohtliku Gargameli onni kõrval. Kes ta on? Kuidas ta sai halvaks võluriks? Jääge ootele, sest olen lähedal. Ära kaeble. Õpi midagi oma nõbult Gargamelilt. Kuula. Need puurid on kõikjal. Miks sa raiskad oma elu smurfide tagaajamisele? Mul olid sinu suhtes suured lootused, kuni sind võlurikoolist välja visati. Ja nüüd sa vaid smurfid. Emme? Vaata onni. See on nagu sealaut. Ämbliku võrgud on kõikjal. Ämblik! Palun vii see minema. Sa oled möku. Mul olid sinu suhtes suured lootused, kuni sind võlurikoolist välja visati. Nüüd sa vaid smurfid. Smurfe! Teeskled mind pole siin. Tule tagasi sinine näriline! Pole aega smurfida, pean loo kirjutama. See smurf pakkus end hõbekandikul. Lootusetu. Kiirusta, smurfi kõike. Gargameli oma arvab, et ta on luuser. Mida? Ma pean seda lugema. Kõik juba teavad, et ta on luuser. Ma tahan ka! Lõpuks üks huvitav lugu. Ja ta kardab ämblikuid. Liblikas! Kas sul on veel lehti reporter? Kamp ootab uudiseid. Tore, et mu artikkel teile meeldis, aga muud ma ei kuulnud. Reporter, me peame rääkima. Mida sa mõtlesid, et sa Gargameli onni läksid? Kas sa lugesid artiklit, papa smurf? Keegi pidi sellest rääkima. Aga sa panid ennast ohtu. Äkki oleksid vahele jäänud? Aga ei jäänud. Nii õpib vaenlast paremini tundma. Sa ei lähe sinna tagasi. Unusta see lugu ära. Ma ei tee nalja, see on käsk. Said tsensuuri. Sa kuulisid teda. Ma ei saa papa smurfile vastu astuda. Kuidas lugejaid rõõmustada, kui ma ei võta riske, mida ajakirjandus nõuab? Ma smurfin tõtt. Hoian smurfe kursis. Paljastan kõik teod. Ma lähen tagasi. Tõde, au ja smurfilisus nõuab seda. Otsustasin kaevata sügavamale tumedasse hinge, mis elab metsas. Mis on valgus, kui... Oi. Vaata, kes tagasi tuli. Ma teen sinust emmele võlujoogi. Siis ta kiidab mind. Ma ei loodaks sellele. Olen mõelnud teie suhtele sellest ajast, kui kuulisin su salvestust. Mis salvestust? Ma mängin sulle ette. Vaata seda onni. See on sealaut. Ämbliku võrgud on kõikjal. Emme, sa oled seal sees? Ei, ainult tema hääl. Ma tahtsin sellest pikemalt kirjutada, et näidata smurfidele, et Gargamel on huvitav. Põnev lausa. Aga kui sa kirjutaksid veel, siis mida täpsemalt? Midagi isiklikku, mis tooksin esile. Sinu ema austaks sind, kui satud esilehele. Esilehele? Ja üks intervjuu ja sa saad staariks. Valmistu autogramme smurfima. Mina ja staar
oi, teeme seda. ühel tingimusel, et sa lased mu vabaks. Olgu, sobib. Alustame. Gargamel, mida sa pead enda parimaks omaduseks? Aga äkki ma räägin kohe suurimatest nõrkustest. Teen liiga palju tööd, hoolin liialt ja olen töösse pühendunud. Ja su tugevused? Mu alandlikkus ja kaunis nina. Kuidas sa võluriks said? Ma ei käinud nõiatundides. Milleks? Õpin kõike ise. Milline muusika sulle meeldib? Smurfi karjed, kui nad minu patta kukuvad. Mida kõige enam armastad? Urjust, piinlemist, valu ja mustikamoosi. Ja mida kõige rohkem vihkad? Rõõmu, õnnelikkust, naervaid lapsi ja mustikamoosi. Millised on su suhted teiste inimestega? Jubedad, nad annuvad alati armu, mis on väsitav. Milline tulevik sind ootab? Kui ma olen kõik smurfid kinni püüdnud, tähendab, kui lõpetan töö, siis pühendun universumi vanimale ja suurimale saladusele ehk armastusele. Armastus? Jah, ma otsustasin abielluda. Mida sa abiellud? Ja kirjuta sellest. Ütle maailmale, et ma olen armunud ja pole varem nii õnnelik olnud. Ja kes on õnnelik pruut? Ta on printsess. Tseremoonia on homme Suure Tamme all. Emme on kindlasti mu üle väga uhke. Milline lugu? Kas ma võin sellest kirjutada? Selline oligi kokkulepe, oled vaba. Luba, et saan kohe ajalehe. Muidugi saad esilehe ja su ema on su üle uhke. Küll sa näed. Uus lugu. Kurivõlur Gargamel abiellub printsessiga. Mida? Päriselt? Ma ei usu, Gargamel abiellub. Naise või konnaga. Kes Gargameliga abielluks? Mulle ei meeldi Gargameli abielu. Gargamel ja printsess plaanivad abielluda võimsa tamme. Reporter, kus ta on? Ma arvan, et ta kajastab pulma. Ta smurfib kellasid, kui ma ta kätte saan. Ta astus mulle vastu. Teda vist ei kutsutud. Ma vist lähen. Nägemist. Sa ei lähe ju tamme juurde, eks? Mina? Ei, miks ma peaksin? Teeme võidu! Oodake mind! Oodake! Ma tahan ka tulla. Seal sa oledki. Reporter! Sa astusid mulle vastu. Me peame kohe lahkuma. 1 minut veel, ma tahan ta nägu näha. Jaa, palun, papa Smurf. Ma vist näen teda. Ta on isegi selja tagant kole. Ma liigun lähemale. Ei, sa ei lähe. Mina tahan ka ta nägu näha. Mina ka. Oodake mind. Tulge tagasi. Nii kole naer. Kes tahab pruuti suudelda? Gargamel, mida? Ärme unusta pruut neitsid. Smurfime minema siit. Gargamel ei lase nad vabaks. Tead mis? Kirjuta artikkel õige sellest, kui tark ma olen, sest püüdsin smurfid kinni. Emme näeb seda lõpuks ajalehes. Oi, oota. Ma tegin suure vea. Tahtsin suurt lugu, seega ohverdasin oma smurfi. Ja mille pärast? Teada saada, et Gargameli lemmiktoit on kapsas ketšupiga, et ta kardab ämblikke. Tean. Olete valmis? Ma soojendan pada. Tahan juba lemmikmuusikat kuulda. Näed, ma teadsin, et täna on täiuslik päev smurfide püüdmiseks. Minu võlujook tuleb täiuslik. Natuke seda ja natuke seda ja... Gargamel, vabasta mu sõbrad.
mida sa siin teed? Mine minust artiklit kirjutama. ettevaatust sinu selja taga. Arvad, et ma lähen õnge või? Ämblik, kus mu luud on? Kus see on? Ma vihkan ämblikke. Nii vihkan. Targi! Emme? Smurfime siit minema. tubli töö. aitäh, ämblik. ütle, papa Smurf, mis tunne oli kotis olla, kas sa kartsid? aitab juba tänaseks uudistest.